Kõigist inimestest Malis oli see ainus mees, keda Vene palgasõdurid pidid kaitsma. Aga tead mis? Nad ei suutnud isegi sellega hakkama saada. See mees on kindral Sadio Kimera, Mali kaitseminister. Tema on see mees, kes isiklikult korraldas kogu Mali pöörde Prantsusmaalt Venemaa poole. Kui Mali sõjavägi haaras võimu järjestikuste riigipööretega 2020 ja 2021 aastal, oli see Khmera, kes katkestas suhted Pariisiga, saatis Prantsuse väed välja, viskas välja 15 000 ÜRO rahuvalvajat ja tõi nende asemele Venemaa Wagneri grupi. Põhimõtteliselt on kogu põhjus, miks Malit juhivad täna Vene palgasõdurid just selle ühe mehe tõttu. Ta oli üks režiimi mõjukamaid inimesi ja paljud arvasid, et temast saab lõpuks riigijuht. Aga 25. aprillil sõitis enesetaputerrorist autopommiga otse tema majja Katis ja tappis ta koos perega just seal, kus ta pidi olema kõige turvalisem. Näed, Kati ei ole mingi suvaline linn. See on kogu riigi peamine sõjaväebaas, umbes 15 kilomeetri kaugusel Bamako linnast. Ja seal elab ka tegelik riigipöördejuht, Assimi Goïta. See peaks olema kogu Mali kõige kindlamini kindlustatud ja kõige tugevamalt valvatud maatükk. Ja ometi suutis džihadist kuidagi sõita autopommiga otse kaitseministri kodu ukse ette.